Tervist! Minu nimi on siis Martin Taaspätt ja ma olen Tallinna Tehnikaülikooli doktorant ja siis professor Jarek Kolinski poolt juhitud Ligi nullenergia hoonete uurimusgrupi liige. Ja täna siis mulle anti ette selline teema, et Rakvere Tartu Maja, Eesti esimene Ligi nullenergia hoone ning samuti kaugkütte kombineeritud lokaalküttega, mida siis moodustatakse. Ja nendele kahele teemale ma siis täna keskendungi. Ma olen siin kolmandat korda, kui vabandan, kui ma mõnele kolmandat korda seda sama juttu räägin, aga sellest ei saa mööda minna. Et mis on üldse Ligi nullenergia hoone, kuidas seda defineeritakse? Et igale uuele hoonele, mis vaatavalt enamusele uutele hoonetele, mis ehitatakse, arvutatakse välja tema tulevane energiatarve. Et on üks hoonekarp, siis seal tarbitakse soojust. Juhul, kui hoones on olemas ka lokaalne energiatootmine, siis toodetakse taastuvenergiat, võrgust ostetakse veel energiat sisse ja kõik toodetud energia paneelidega näiteks see, mis üle jääb, see müüakse siis võrku tagasi. Ja siis energiatõhuse arv, mis arvutatakse siis arvutatakse niimoodi, et võetakse energiatarbijate kaupa, näiteks võetakse tarnitud elekter, lahutatakse sellest sama elektrihulk maha, mis võrku müüdi, leitakse vahe, kaalutakse energiakandja kaalumisteguriga läbi, mis elektri puhul on 2, ehk iga kilovatt-tund, mida see hoone tarbib elektrit, energiatõhuse arvus läheb see arvesse 2 kilovatt-tunniga. Ja jagatakse tööpinnaga. Kui hoones on ka näiteks ühendatud kaugküttevõrguga, siis leitakse tarbitud kaugküttekogus, korrutatakse läbi selle kaalumisteguriga, et Eestis on 0,9 ja jagatakse tööpinnaga, et iga tarbitud kaugkütte kilovatt-tund energiatõhuse arvus läheb arvesse hoopis 0,9 kilovatt-tundi. Ehk sellega võetakse arvesse keskkonnakulu. Kui Eestis oleks enamus kohalike omavalitsuse nii eesriiklikud kui näiteks Rakvere, et toodaks enda soojuse taastuvenergiaallikatest, siis seda näiteks kaugkütte kaalumistegurit võiks isegi alandada. Ja siis selle arvutuste põhjal antakse välja hoonele energiamärgis. Kui jõutakse Ligi nullenergia hoone tasemele, ehk siis büroohoonete puhul energiatõhus on alla 100 kW ruutmeetri kohta, antakse välja A energiamärgis, kui on madala energiahoone, siis B ning kõik uued hooned peavad vastama vähemalt C-klassile. Et need ülejäänud klassid on siis kõik juba olemasolevate hoonete jaoks. Kuidas saavutada seda taset? Et kõigepealt me peaksime hoone üldse kavandama niimoodi, et ta vajaks võimalikult vähe energiat. Et neid kilovatt-tunde, mida vaja on, neid oleks võimalikult vähe. Muidugi iga hoone vajab energiat, sellest mööda ei saa ja siis tuleks ette näha ka viisid, kuidas seda energiat võimalikult säästlikult toota. Ja kuna Ligi nullenergia hoone definitsioonis on see lokaalne energiatootmine sees, siis lõppkokkuvõttes tuleks kaasata ka siis PV-paneele või mingit muud energiatootmist, et saavutada siis see Ligi nullenergia hoone tase. Ja reeglina mitte eluhoonete puhul tehakse need arvutused kõik energiasimulatsioonidega. See ma olen juurde pannud ka siis pildi sellest Rakvere targamaja mudelist, mida mina siis olen koostanud. Kuidas on saavutatud madal energiavajadus siin kavandatavas Rakvere targasmajas? Eelkõige head välispiirded, siin on
soojustuse paksus. Nüüd on, kuna kasutatakse moodsaid soojustusmaterjale, on see 200-300 mm kandis. Lisaks tuleb ette näha hea soojapidavuse ja mõistliku suurusega aknad. Eesti kliimas on ikkagi reeglina nii, et mida suuremad aknad, seda suuremad soojustab, eriti büroohoonete puhul. Elamute puhul võib see põhimõte olla pisut teistsugune. Samuti, eriti just mitte-eluhoonete puhul, moodustab väga olulise osa energiabilansis ventilatsioonisüsteem. Ma leian, et see on iga uue hoone puhul, mis ehitatakse, tuleks juba kasutada sellist moodsat sissepuhku ja väljadega ventilatsioonisüsteemi, kus siis tagastatakse sooja. Edasi on siin ette nähtud läbimõeldud päikesevarjestus, ribid akende ees, hoidmaks väljas mittevajalikku sooja suvel ning samuti ka siis tagamaks head sidekliimat, et päike meile silma tõstaks, kui me seal tööd teeme. Ja samuti siis säästlik valgustus, juba madala energiatarbimisega valgustus, mida siis samuti juhitakse ka lisaks tegelikule valgustasemele. Ja vastavalt sellele, kas inimene on kohal või ole. Nüüd edasi liigume siis energiatootmise juurde, mis on täna põhiline teema. Ma ei tea, palju teid siia maja kõrvale parklasse parkisid, aga seal oli näha, parklas olid 2 sellist silindrit. Need on siis juba rajatud energiakaevud, mis siis on võimalik ühendada nii jahutussüsteemi kui küttesüsteemiga. Ühest kaevust pumbatakse vesi soojuspumpa, võetakse soojus ära ja pumbatakse siis juba soojendatud vesi tagasi. Ja vähemalt uuringud siin näitavad, et meil on võimalik aasta läbi saada sellest ühest kaevust ühtlase temperatuuriga vett, mis loob väga head tingimused soojuspumba kasutamiseks. Nüüd edasi soojuspump toodab sooja küttesüsteemi, aga kas meil on mõtet kogu seda soojust ikkagi soojuspumbaga toota? Kas meil on mõtet emotsioneerida soojuspumpa maksimaalselt võimalikult suurt? Ja sellele ma siis üritan ka varsti vastata. Ilmselt ei ole. Mõistlik on lisada ka mingi muu kütteallikas. Antud juhul, kuna ma asun kaugkütte piirkonnas, on selleks kaugküte, see siis tagab meile soojusega siis, kui soojuspump üksi ei suuda enam hakkama saada. Ja siin allpool on skeemi peal näha ka, kuidas võetakse puurkaevudest, võetakse külma vett, siis külma vett, mida on võimalik ära kasutada ka siis meie jahutussüsteemis. Ehk tegelikult meil on olemas nii-öelda tasuta jahutus. Siin slaidil ma pean põhjalikult seletama. Selle graafiku peal on siis ära järjestatud minu simuleeritud mudeliga küttevõimsused, mida see hoone tarbib. Ehk enamus aega on see vajalik küttevõimus olla 20 kilovatti. Samas see tipp on siin kuskil 58 kilovatti juures. Ja antud hoone puhul see on hästi järsk. Ja see on eelkõige tingitud 2 asjast, et kuna meil on hästi soojapidavad piirded ja seetõttu on ka soojuskaal väiksem. Kui meil hakkab tööpäev pihta, inimesed tulevad ruumi, siis ma arvan isegi tänase ilmaga päikese poolevaldaval fassaadil ei ole vaja neid bürooruume kütta. Ehk vaatav tahtselt on selline olukord, et kui meil inimesed töötavad ruumis, arvutid töötavad, tuled põlevad, meil kütte ei ole vaja. Kütte on vaja ainult siis, kui on tegemist öisajaga. Ehk tegelikult see juba selle graafiku suhteliselt teravaks ning samuti teine asi on see, et meil on efektiivne ventilatsioonisüsteem, mis vajab lisasoojust ainult külmad ilmadega. Ehk kui selle külma perioodi on suhteliselt vähe,
siis seetõttu ka seda suurt võimust, mis on vaja ventilatsiooniga soojendamiseks, seda on suhteliselt vähe. Aga see jällegi ajab selle graafiku üles, et kui tegemist oleks näiteks elamuga, siis ma arvan, et see graafik oleks hoopis laugem. Ja see pilt, mis meil järgmast tabelist vastu vaataks, oleks hoopis teistsugune. Nüüd siin tabelis ma olen erinevatel ridadel on toodud ära olukorrad, kui meie soojuspumba võimsus oleks erinev. Ehk kui meil on 40 kilovatiline soojuspumb, siis me 90 siit, siis me suudame katta praktiliselt kogu selle soojusvajaduse, mis siia 40-st alla jäävad, suudame katta soojuspumbaga. Ehk tegelikult kaupritega peaksime katma ainult 0,3% kogu soojusvajadust. Kui me nüüd soojuspumba võimust tähendame 30 kilovatini, siis kauprite osakaal suureneb ainult 1,6%. Ja kui vaadata seda küttekulu suurenemist, siis see on tegelikult ikkagi suhteliselt väike. Ehk siit me näemegi seda, et alati, kui me kombineerime lokaalkütet ja mingit muud kütteallikat, näiteks kaupkütet, siis tasub eelnevalt teha selline analüüs. Ja seda siis iga hoone puhul. Et vähem sooja pidava hoone puhul oleks see pilt hoopis teistsugune, samuti teist tüüpi hoone. Kas sellist slaidile sul tekib küsimus? Äkki? Ma küsin küll, et kas tegemist kaupade puhul on loodusnähtused teie arvutuste juures või on tegemist sellega, et rakendab vahepeal teistumisse kahe hinnakomponendina kaupade hind. Et kaupade või tarbijate võtate siis, kui te justkui vaja on, kui seda loodusnähtust enam hetkel ei ole. Et kuidas siis see asi eelusab jääb, sest kaupade suuri ära. No kadus ära, lihtsalt ta ei kätkus. Juhul, kui ei ole kauplikat saada. Tegelikult on niimoodi, et kui see võimsus või osakaal on nii väike, siis kui tegemist ei ole kauplike piirkonnaga, siis tegelikult see kauplite väljahitamine ei ole kõige mõistlikum lahendus. Et ilmselt tasuks minna kõige odavama lahenduse teed. See energiakulg on väike, ehk see tulevane kulu on hästi väike, ehk tasuks valida kõige odavam viis, suure tõenäosusega on see elekter. Lihtsalt otsene elekter. Mõtleme kommentaariks juurde, et kindlasti me rahvas ei arva, et kaupade välja sureb ja me tegelikult päris tõsiseid energiavaidlused, Martin siin praegu väljendab seda, et kas kuna me ehitame ikkagi testmaja, siis meie eesmärgiks oli kombineerida erinevaid kütteliike ja oskusele sellised jäetud sisse ja siis dimensioneerida võib-olla nende pumpadega, et siis kuna me pumba tänu selle vee hulgaga, mida seal energiaväevaja saame, et on suhteliselt ka erinevad pumpasid kasutada, siis me võib-olla saame siin ja saame neid asendada teist perioodid, saame panna võib-olla mitte võitluse pumba ja või variant, et me kasutame sooduspuumba ainult jätkudest. Ja kütame ainult kauplusega, leidsime, et me sellise ainulaadse võimaluse, kus meil on Keskkonnaametis tuba, et me saame Eestis ju väga ei saa sooduspuumbasid kasutada maa sees, mis nagu Soomes on väga levinud avatud sooduspumpasid, või avatud energiavahe, mis Soomes on tänu riigile väga levinud, siis meil oleks ainulaadne võimalus talle katsetada, et kas ta üldse Eesti tingimuses toimib. Meie energiavaevud on võib-olla üksikud, mis Eestis üldse rajad on, kus Keskkonnaamet on loa. Et meie keskkonnale kombineeritud süsteem ongi üles ehitatud natuke sellisele tulevasele võimalikule teaduspõhisele analüüsile, et Martin saaks analüüsida, et kui me paneme keetriks praegu seda kapikoht teatud või nii-öelda soojuspuumba kapikoht, kuhu me liime torud välja, kus me saame piltlikult öelda, võtta ühe tootja näiteks mingisuguse pumba panna sisse, kes toodab mingi aasta näiteks meil sellega ja tulevad tema korral mingi teine tootja, kaupkütte ja ülevalgava pääsitega. Et see saab päris nagu põnev nagu selline küttebilansi mõistes nagu selline näidismaja olema, mida nagu saab siis erinevate kütteliikidega võrrelda ja kui selge, et meil küll Rakvere kaupkütte ja seadmetena pigem tahame promode ja toetada, kui seda kuidagi öelda. Muidu piirkonnas, kus seda ei ole, seda kui rakvere teist või minu lühike kommentaar, vabandust. Üks veel majandusarvutus, et siis see kahekomponendiline
soojushinnast võiksite selle püsikomponendi siiski arvutustesse sisse võtta. Kui teil on soojatoruühendus, siis te maksate seda ühendust. See tuleks arvutustesse sisse võtta. See on see eelnõu, me praegu meil lähtub. No, seda öeldud, põhimõtteliselt võiks arvutada. Ja muidugi üks asi, mis tähelepanu on see, et alati saaks uurida, palju need soojuspumbad maksavad üldse. Näiteks ma olen üsna kindel, et antud juhul on küllaltki suur hinnavahe selles, et kas te paigaldate 40 kilovatilise pumba või 30 kilovatilise pumba. Samas, kui keegi teist näiteks hakkab kavandama enda eramust ja siis on seal tõesti soojapidava ja siis valite, kes on paigaldada näiteks 4, 6 või 8 kilovatiline soojuspump, siis tegelikult seal on olulist hinnavahet ei ole. Et alati tuleks ka tähelepanu pöörata sellele. Ja reeglina nendel eramutel juba dimensioneeritakse soojuspump katma kogu soojusvajadust ja see elektriküttekeha, mis on juba vaikuse sees on, et see tegelikult on ainult sellisteks tõesti avariijuhtumiteks. Ja võib-olla tõesti väga ekstreemselt olukordade lähedamiseks. Seda tegelikult näinud, lükkab siit üle, kuna on pisut ajahädas. Ja kuidas üldse kõrvataga on, et kombineerida tasub kütteallikaid siis, kui nad on kas väga erinevate efektiivsusega või siis on kütuse hinnad väga erinevad. Sarnase efektiivsuse kütuse hinnaga kütteallikaid ei olegi mõtet väga kombineerida. Siis iga hoone puhul tuleks välja selgitada just seesama graafik, vaadata, mängida nende erinevate soojusvallikute võimsustega, vaadata energiahindasid ja teha ühe põhjalikum analüüs. Ja et vähemalt sellist suurte hoonete puhul soojuspumpa ei tasu dimensioneerida katmaks tipukoormusi. Ja minu poolt siis kõik.